Tere! Oleme tulnud Alavere külla, et kuna eelmine aasta suure majanduskriisi tõttu on kõik väiksed külad kokku lagunenud ja uurime siis, kuidas Alavere külal läheb. Ega seegi suurem küla ei ole, et vaatame siis. Uurime, et oleme tulnud ühe suurema ja jõukama hotelli ette, kus käivad rikkamad inimesed, Viie Tärni hotell, väga kena hotell. Et uurime siit siis infot, kuidas Alaveres läheb. Ilus puhas vaip, oleks pidanud jalanud jalast vist ära võtma. Nii, tere! Tere! Me ootasime teid alles õhtuks, aga te nii vara kohal. Te kindlasti soovite tuuri meie suures hotellis. Aga palun, vaatame. Siis näitan teile. No see on nüüd meie esimene bürooruum, avatud korralikult, väljas inimesed suitsu teevad, siis kuulevad, mida teised laua ääres räägivad. Kuiv käimla on meil sealpool. Noh, hetkel ei ole torusid ja asju paigaldatud, sellepärast ta on kuiv. Et meil hetkel ei ole elektriarved maksmata, see majanduskriis pani meile ikka suure põntsu. Siin on meil siis söögisaal, kus inimesed tulevad, saavad vaikselt näksida. Samamoodi üks pool on avatud, teine on veits kinnine. Eriti palju ei kasutada, aga siiski, olemas ta ju võib olla. Edasi minnes on meil siin üks magamistuba. Ma ei tea küll, miks meie projekt nägi ette seda sellises järjekorras, aga siia ta tulema pidi. Seda me muidugi välja ei anna kellegle, sest siin on käinud meil kunstnikud ja seintele maalid teinud. Et jah, muidu rikutakse veel seinad ära, meil oleks sellest väga kahju. Täiesti arusaadav. Siin on meil nüüd ka näidatud, et vipp on siinpool, sealpool on meil tühi tuba hetkel. Te soovite ka ülesse minna, kas läheme trepist või läheme liftiga? Lähme trepist. Läheme trepist, jah, meil lifti veel ei ole. Aga noh, äkki oleksite soovinud liftiga, oleks ülesse saanud minna. Siit on meil nüüd tehtud selline väga avara vaatega ruum, rõdule, pääs. Nagu te näete, siis on vaade väga kena. Miljoni vaade või? Ei ta vist päris miljoneid ei ole, seal on ikka miljardid juba. Bassein on nüüd sealpool, siin on meie suur muruplats, kus naised käivad päevitavad, saavad ilusad pruunid kehad meie Eesti päikse käes. Rõdu tegime just madalamaks, et lapsed ei julgeks rõdul minna. Paar konti on murtud, aga muidu on asi korras. Võime edasi liikuda. Siin on meil magamistuba. See siin on abielupaaride magamistuba. Aken on eest ära võetud, et värske õhk ringi käiks. Abielupaaridele väga meeldib. Värske õhk pidi head ja terve lapsed võtta. Aga noh, meid on siin käinud 3 abielupaari 3 aasta jooksul. Siin on meid jällegi üks bürooruum, kus inimesed istuvad, ajavad oma müla, mis meid üldse ei huvita. Muidugi noh, vahest on aidatud meid majanduskriisi teemadel samutada. Siin on jälle üks avardatud vaatega magamistuba. Seda me lapsele ei soovita, aga kui tahate, et teie lapsed siin magavad, siis miks ka mitte? Siin on õnneks see, et vale jalaga voodist välja tõusta ei tasu. Täiesti arusaadav. Lähme nüüd trepist ülesse. Nagu te näete, siis sealpool on meil sittpäev. Sellel on ka mõte. Kui teil on sittpäev, tahate tulla hotelli, siis ega ma teid ikka normaalsete inimestega kokku ei lase. Teie jaoks on 3. korrus. Kui vaja, siis sulgeme uksed, et te välja ei saaks. Kui ei ole vaja, siis sulge. Ohutuseeskirjad on meil ka siin kirjas, nagu te näete. Väiksed küll. Aga noh, sellest peaks piisama, et inimesed endale viga ei teeks. Nagu, et miks on ühel pool siuke kiri ja teisel pool teistsugune nagu teise väljendus. Tegelikult me oleme seda kirjutanud selle ja kui inimene tahab ikka väga üle selle ääre hüpata, siis ära situ hüppa. Ja teistpidi on see, et situda ka ei tohi muidugi. Siit. Jala väänab välja või? No ikka paar nikastust on olnud. Näete isegi meie ilus lekktünnamismõtki patul. Aga kõik on elusad terved. Vähemalt meid. See on nagu siis see muusikud. Muusikanurk, jah, teil on õigus. Rollisti fännidele enam. Noh, nagu need hulgud ikka. Kes mida käivad. See on jälle üks bürooruum. Noh, siin on saavad omavahel karjuda ja üksteist asju ajada.
magamistoa tegime ka neile ekstra avara vaatega, isegi äärti teid ette, kui vaja, siis mine. Väga lihtne. Te ei hakka all nagu inimesi segama, et trepist lähed, et siis saab otse siit minna. Jah, et me üles nad laseme, siis nad on veel rahulikud. Aga kui nad alla tahavad minna, vaadake, siis nad võivad närvis olla, et siis me laseme neil siit minna. Arusaadav. Isegi rõdule panin küüri ette. Kui rõdul on, siis ei sega, ei kutsu teisi kaasa. See on meil nüüd jahimeeste eripära. Sandra ja Andres on siin palju käinud. Aliis ja Sats. Ja käima on meil tehtud nüüd ekstra just selle kaarist, sellepärast, et nad saavad siit meie basseinist kummiparte tulistada. Nüüd me oleme siis oma tuuriga lõpule jõudnud ja et kui teil mõningaid küsimusi on, siis võite julgesti küsida. Mis vesi teil seal see? Mineraalvesi? Ei, see on puhas kloorivesi nagu basseinides ikka. Voolab? Kagusse vist, jah? Jaa. Noh, teerajad ilusti sisse jalutatud siin. Rahvast jalutab ka väga palju, et siin ei näe vahest vetki, et praegu seal inimesed jalutavad ees, tahaks näha, mis seal võsa taga on, aga inimesed ees, et väga tihe külastus on siin. Meil on tõesti jube palju tööd. Et kui me jõudsime nüüd selle hotelli siin lõpuni, et tahaks ka teada Alavere küla ajalugu ja Alavere küla jutustusi, et kuidas on see majanduskriis siin külge hakanud ja kuidas ka Alavere külal läheb. Et kas ei oleks mõnda sükest inimest, kes oskaks meile nõndamoodi rääkida sellest külast? On ikka. Aga kus me ta leida võime või kus me saaks teda kätte? No ma võin teile teda tutvustada. Ta peaks Alavere kohta ikka nii mõndagi teadma, ta meil juba 2 päeva tööl. Aga seal oli midagi naljak. Teil on mingi naljanurk seal või? Sina ei tohi vaadata. See reikub kommentaarid ära. Jah, et ärge praegu vaadake. Mina ei vaata.